Aitäh. Minu kodumaa Eesti on prostituutide arvult 1000 elaniku kohta häbiväärsel 3. kohal Euroopa Liidus. Eespool on vaid Saksamaa ja Austria. Teleküsitluste järgi märtsis pidasid vaatajad ülekaalukalt prostitutsiooni vohamist Eesti kuvandi probleemiks number 1. Leian, et oleme küsimuse püstitanud liiga kartlikult. Vahe sundprostitutsiooni ja prostitutsiooni vahel on kaduvväike. Mõningatel andmetel on kehamüük 95% sundprostitutsioon. Eesti andmetel on 2/3 prostituute kaalunud enesetappu. 80% kannatab kroonilise depressiooni all. See ei jutusta vabatahtlikust kutsevalikust, see jutustab orjusest. Ma olen isiklikult teinud kõik, et vähendada nõudlust prostitutsiooni järele. Osalesin aktiivselt PES naiste allkirjakampaanias, vaid paari tunniga kogusime Eesti väikelinnas Pärnus 100 allkirju sundprostitutsiooni vastu. Pärnu elanikkond imikutest raukadeni on 40 000 inimest. Sama palju on Ida-Euroopast jalgpalli MM-i ajaks sunniviisiliselt naisi Saksamaale veetud. Volinik Frattini, kutsun teid pärast jalgpalli MM-i taas meie ette andma meile ülevaadet, mis toimus Saksamaal täpselt. Tahan vastust, kuidas te konkreetselt, nagu te ütlesite, kavatsete vähendada nõudlust prostitutsiooni järgi Euroopa Liidus. Kas te suudate ja tahate minna nii kaugele nagu Rootsi ja nõuda liikmesriikidelt seksiostjate karistamist? Just see tähendab nõudluse vähendamist tegelikkuses.